siinpool Sirgutalu. Ma teen teile sellise väikese lühikese tutvustuse meie tegemistest. Lisaks kõigele, mis siin talu juures toimub, otsustasime me luua metsa alla sellise mõnusa peopaiga, suunatud eeskätt just lastele. Ja sissepääs. Siin on erineva kõrgusega lauad, et kõikidel oleks mugav. Siin on suuremad lauad, lastelauad. Siin on esimene kiik. See on väga mõnus beebiga istuda siin. Siis on selline toru. Seal meeldib lastel peale ronida, hüpitada seda, sisse ronida, kallutada üksteist välja. Mul on beebi teises käes. Nii, ta ikkagi nagu kaldub üles-alla, käib mõnusalt. Siis see on selline väikene redel. Ma mõtlesin küll alguses, et see on selline täiesti mõttetu asi, et aga viskan lihtsalt ülesse. Ja see on üllatavalt palju kasutust leidnud, et lastele meeldib. Siin on selline kiigeke. Sellega saab kiikuda, hüpata. Siin on 30 meetrit nööri punutud. Ja ma vist lähen võtan veel nööri ja punun juurde. See ongi taaskasutuskiik, et toastud. Ja lähme meie kõige populaarsemasse juurde, spinner. Ma lisan siia vahele mingit videoklipi, kus lapsed on peal. No, see on nagu retsit kasutus saanud. Ma pean kõige trossi ülevalt uuesti kinni siduma. Siin on näha, puit on hakanud kuluma. Tross on natukene vajunud, aga kõik on seal veel kontrolli all. Meil on endal oma märkvad peal. Siinpool peab olema tross täpikesest üleval pool, siis on kõik hästi. Praegu on ta sellest 3. täpikesest üleval pool. Nii. Siin keegi mängib pille juba, näiteks tuul, aga lastele meeldib ka see. Need puuoksakesi tagudes. Nii. Siin on üks pulk, millel on pikem nöör. Ja siis sellega saab mängida ja kuulata. Iga puuoks teeb erinevat heli. Nii. Siis see on sõbrakiik. See on meil hetkel selline ajutine kiik. Need rossid tegelikult on mingi 200 kilo pluss on ju, aga mulle endale ei meeldi, et ta on nii peenike. Me ostame jävedama rossi ja ma seon uuesti üle. See on siin üks kiik, see on ka päris palju kasutust leidnud. Sama ringiga siin tagasi. Lisaks on seal võimalus käia natuke jalutamas. Ma arvan selline 0,5 kilomeetrit ring ja siis saab see tagasi tulla. Siis see on põhilaud, praegu on ehitusmant peal, et ärge seda ehitusmanti vaadake ja selle katusealuse, nii nimetatud, selle vakstu tõstame 3-nurgaks, et vesi pealt ilusti ära jookseks. Praegu me panime kiiruga üles, meil oli nädalavahetusel sünnipäev ja siis oli vaja, et see oleks seal püsti. Nii. Ja siiapoole on meil valmimas kuivkäimla, välikäimla, kuidas keegi nimetab. Hetkel on olemas seinad ja katus. Poti tegemismaterjal on ka kõik olemas, aga aega on vaja. Ja siit tuleb hästi hea vaatega katus. Sest me tahame, et ta oleks seest ikkagi valge, mitte kottpime. Ja praegu, kui see ukse ette panna, siis see püsib. Ehk selline mõnus ala. Me võtame siia juba vastu nii mängima kui ka sünnipäevalisi. Et julgelt vaadake Facebookis Sirgutalu.
ja hetkel on meil tutvumishind ka, et saab soodukaga tulla siia. Meil ongi põhimõtteliselt, me tegime valmis ja ma pean teid korraks maha panema. Oi, siia on keegi tangi pand. Nii, Beebi surub nii käele, et panen teid korraks siia. Nii, siinpool nüüd meil ei ole matkarada, aga ma tahan vaadata, kas me jõuame siia mingit pinnakatet tellida. See on praegu nii heinane, et siin on näha nüüd edasi, et siin on käidud mõnusalt, sest siin on meil selline väikene vaatamisväärsus nii nimetatud. Meil on rähnid siin, nad toksivad ja siin ühe puu, küll on kurb, et nad nii ilusa puu on ära rikkunud nüüd, aga eks nad siit mingeid putukaid pahalasi on korjanud, võib-olla raskeid, aga see on laste jaoks nii huvitav vaadata, et mida on rähn teinud. Mõnusalt vaiku, ajab igalt poolt välja. See lõhn vaigul on nii mõnus. Siin see paksem on nii mõnusalt paks, et peaks ära korjama. Lapsed nuusutasid ka, et nii huvitav. Aga siit on näha, et puu on olnud varem juba kahjustatud. Sees on mingisugused jäljed, et mingi pahalane selle puu kallal võtab. Siin tegelikult all on ka mingit vana auk. Aga ei tea, kas rähn toksib nii alt või on see siis juba kellegi muu tehtud. Siin oksapuru täis ja tegelikult annab ka edasi jalutada. Siit võikski edasi ka matkarada minna ja minna silla peale meil edasi. Aga selle jaoks ongi vaja ju aega, raha, kõike muud. Ja nüüd jalutame toa juurde tagasi. Ma täna teile rohkem muud ei hakka näitama. Tulebki selline väikene metsatutvustusvideo. Loodan, et teile meeldib. Mulle meeldib selliseid klippe teha, et ärge siin mingi kvaliteet ega midagi oodake, et mul on mingid odav telefon, odavad asjad, kõik millega filmin. Aga ma arvan, et põhimõte on see, et ma näitan seda, mis meil siin on. Ja ma praegu ei hakka mingit kvaliteeti taga ajama. Meil on tegelikult üks projekt siin veel. See on kaevatud auk. Aga see nõuab nii suuri kulutusi, et see on meil pausil. Siinpool on see oksake ka, mis lastele meeldib, nad käivad siin istumas. See on küll mädaoks, et mingi aeg ta kukub potsti alla siit, aga pehme kukkumine vähemalt. Aga aitäh, et lõpuni vaatasite.